Ma olen sündinud 1930. aastal 11. juunil Luhametsas Põdrahaua talus. Ja seal siis möödus mu lapsepõlv ja vanem oli põllupidaja. Ja siis tegi kõik ja meil oli nagu 3 tütart ja siis ma olin nagu papa abiline, et ma tegin nagu meeste tööd. Ja ma nagu mamma tegi kõik söögi ja kõike tollega ma nagu ja nüüd andu tunda, et ma ei mõista küseda et ma olin nagu põllutöö, kõik aeg papal niimoodi abiline. Ja siis sealt ma siis lätsin Lepistu algkooli, Lepistu algkool, 6-klassiline. Ja seal siis oli 4 kilomeetrit mul kotust sinna, aga ma kõnelen küll sinna maakeeli, aga ma pead vist... Ei pea. Ma ka ei tea. Originaalkeeles koobib teitsa. Ja 4 kilomeetrit ja siis talveperioodil olime seal siis internaadin. Ja siis internaadil ja siis üldse vahetunni ka ja me armastasime väga neid ringmänge mängi. Ja siis seal saalin, koolimaan üleval saalin vahetundide ajal ja siis kui me seal internaadil olime ja siis meil oli ja siis mõni tõi kotust ja ikka oli ja kõige rohkem armastime mängida ja peremees võtab naise. Ja siis oli juba poisi meil kõik, kes siis oli ja siis tuli meil väga siis ja siis tollest siis vast saigi algust, et niimoodi. Ja siis tuli see ilus ja noor Koidula Rajala ja too hakkas meile siis rahvatantsu neid sambe säädma. Mis aastal see oli? Ja tool ma oli siis juba kuskilgi, kas ma oli, ma miski tuu Koidu tull. Ma oliks juba kuskil, kas oli 5. või 4. või 5. või 6. klassin vist, ikka vast ma oli suurem juba. Ja siis too hakkas meiega siis neid rahvatantse säädma, aga ma ei mäleta ühtegi tantsu, mida me tantsime. Ja ma mäletan, ja siis nendega esinesime siis kooli jõulupidul. Tookord oli jõulupidu, siis oli nääripidu. Ja nääripidul. Ja siis mul on meelen niimoodi, et pidi mingisugune riide ka olema. Ja ma ei tea, kas mamma või keegi tiidsi, et Sannan, ma ei mäletagi nüüd, mis tal tuli nimi oli. Et oli oma rahvariide. Ja siis papa pand see hobuse ette ja siis sõitsime sinna Sannale matsavad kuuse piiri peal olla. Ja siis tuu siis Sansa ütel, et latsekene sulle ma iks anna niimoodi, mul ma tiidja ta nimega. Mängli talu oli siis seal. Ja siis sealt sai siis rahvariide ja noidega siis kotul siis kogu aeg muudku pruuvsle noid selga ja lõpus sai siis nendega seal püüne peal. Me kutsime püüne tookord, kui need oli kodu näärjaigu sääti üles sinna lava sääti ja me ei ütle lava, meil oli püüne sääti üles ja püüne peal siis esinesime. Ja tuu mul siis väga meelde jäänud, ma oli siis väga uhke ja ma oli vist ainukene, kellel oli rahvariide, kes siis sai sealt rahvariide. Ja siis sealt hakkas pisik siis minema, siin ma läksin Võru keskkooli 46. aastal. Ja siis kuskil, siis ma läksin 8. klassi peal, Lepistu kool tookord 7 klassi. Ja siis kuskil, kas oli 10, või tookord oligi 11 klassi, kas 10. klassin või. Ja meil oli niimoodi, et meil oli need keskkoolin oli tüdruku, aga seal kirikumaal oli siis too kutse, mis ta oli too, mis kool ta oli? Tööstuskooli, seal oli ainult poisid. Ja tööstuskooli poisid käisivad siis sinna keskkooli tantsma. Ja siis seal mul oli see kooliõde ka veel oli Herta. Ja tollel oli ka ja siis poisi ütliva niimoodi, et ma ei mäletagi, mis tal too nimi on. Illus poiss oli ümmarguse näoga. Ja nad oli niimoodi, et me käime kultuurimajja tantsma, et meil on paarilisi vaja. Ja me Hertaga siis ütlime, et läheme siis sinna kultuurimajja. Ja niimoodi saime siis sinna kultuurimajja tantsurühma. Ja tookord oli Linda Malviste seal tantsujuht, oli kõva tantsujuht. Ja seal ma vist tantsisin, kas ma tantsisin 8 aastat vist, siis ma lõpeti ära kooli.
Siis tuli too pedagoogiline kool tuli ka sinna Võru keskkooli veel otsa. Ja kui ma siis sealt tuli, siin minu määrati Antsla keskkooli õpetajas. Ja kui ma Antsla keskkooli siis tuli ja siis ma hakkasin siis seal siis on mul juba pisik oli seen, ma tahtsin hirmsale tantsi. Ja siis oligi mul juba pisik seen. Ja siis nagu pidevalt hakkas nagu minna. Mis aastal sa siis nii juhendama hakkasid? Ja nii nagu ma Antslale tuli 52. aastal, nii ma hakkasin peale. Siis oli mul lasterühma, aga tookord oli Pillihall oli ka seal. Ja Pillihallil oli siis nagu keskkoolirühma, nagu keskkoolin ja siis oli kultuurimajan ka veel ja siis tol oli kultuurimaja rühm ka ja siis ma tantsin seal kultuurimaja rühman ka veel. Seal sa tantsid nagu ise siis tantsid siis ma tantsin seal ja hiljem siis kui Pillihall jätsi ära, siis ma juhendi seal ka veel mõne aasta. Ja ma ei tea, kes siis sinna tuli uuesti Saare Edgar või ma ei mäleta, kes sinna siis tuli, kes siis hakkas kultuurimaja ja mul jäi siis lasterühma ja ma nagu tegelenud väikeste lastega, alglasslastega. Nii et sa nagu lõpuni nagu ei jõudnud nendega minna? Ei, lõpuni ma lähen nendega. Ja siis tuli Ojaotsa Helju. Ja Ojaotsa Helju siis tuuvetsi siis tuli nagu keskkooli. Ma lätsin nii kaua kuni katsendani, kui oli siis... Kui siis sai nii kaugele juba, et tahtsi alguses edimene kord, kui ma proovisin sinna üldlaulu peale saada, ma ei tea, mis ta oli. Siis oli mul riideid ja mul oli siis muusikat ja siis ma saasin. Aga ma hirmsale tahtsin ja ma pea saama. Ja siis lätsi juba mul, et siis ma juba sai, et oli kas 72 või kas teine tantsupidu koolinoorte oma või mis oli. Ja siis ma lätsi sinna sellega neidude rühmaga. Ja siis oli seal väga raske tantsu, oli kõik Viire Takka ja Kulla Ketrajad ja oli siis Vietnami tants oli. Ja seal Vietnami tantsul pidi olema riide, oli va musta püksid, oli va nendel tüdrukude rühm, neidude rühmal. Ja siis oli va roosa siuke halati oli va ja siis siin oli veel valge see siuke kaelus veel. Ja siis lõike ilmusi va siis nõukogude õpetajal tookord. Seal ja siis käside õpetajaga ajasime siis tolle, mis aparaatu, millega saad suurendada tahvli peale. Ja tollega me siis suurendime ja ajasime noid lõike sinna tahvli peale. Ja siis lõikuti välja, siis lämblime alati kõik puhas särke. Ja siis oli sombrero, suur kübar oli. Ja siis nupid värma. Ja siis kui me seal Tallinnan käisime nendega, siis tuli suur vihmasadu. Ja siis ma kandsin tavaliselt oli, lapsed tantsivad teisi tantse ka ja mul oli nii värvitud, mul oli ka seal oli üks daam, kellel siis oli seal olime siis seal. Ja tull oli siis, ja tull hakkas värvi andma ja siis kui tuli suur vihmasadu, siis tuli reiva kõik puhar värvitu. Tuu võtsi ja pisasna kõik puhar sinna. Sellest nalja sai siis noide reivastega. Niimoodi me siis naksime käib, nii siis hakkasin saama juba laulu- ja tantsupidudele ka. Oled sa nüüd kokku liitnud ka palju, sa nüüd olete tantsupeol niimoodi käinud lastega? Ma ei teagi, ma ei ole eks käinud ükkas. Mul on vastaan koski kirjutadudki, ma ükskord võtsin küll kokku. Ma ikka käve, siis oli 93, siis ma lõpeti viimane kord, kui ma käve sisse. Siis on väga palju olnud rühmajuhte, kõik, kes jätsime siis ja nutsime siis seal all, kuulete võeti juhid kõik puha sinna alla. Ja siis jätsime kõik hüvasti tolle staadioniga jätse siis. Ta oli 73. aastal ja siis ma enäpäs tantsikoolile. Ja siis ma olin juba tants, ma mäletagi nagu palju aega. No kui sa 52 hakkasid ja 93, siis 40 aastat praktiliselt. No ja 40 aastat ja olime siis kooli niimoodi lastega. Tantsuõpetaja. Tantsuõpetaja. No aga ega sa ei ole seda õpetamise pisikut veel maha matnud. Nii ja siis ma toon siis, ja siis ma sai pensionile selle nüüd 55 aastaselt, aga ma olin 70 aastat vana, kui ma lõpeti. Ja tuli aastal 2000. Ja siis vahepeal ma käisin, ka ma olin riidehoiun siis poolteist seda nüüd 1,5 aastat, ma isegi nüüd 15 aastat ma olin. Ja no siis tuli mul õige, siis mul anti nii palju tüüd, et siis ma
siis ma oli riidehoidja pooleteise kohaga, siis ma sai palka, pensioni sai ja siis oli nagu see vahetus on nagu põlvkonna vahetus on vanem paletsi vara ja noortele asemel. Mul olivat itapuhkuse ja siis lapsehaige ja siis ma siin muudkui kõik seda asendusõpetaja ja siis ma tiin see nii palju raha, siis ma läksin reisma. Siis ma esimene reis oli siia, kas me käisime Itaalia läbi, siis käisime Hispaanial reisil, siis oli Saksamaa, siis ma käisin Soomen, siis käisin siin Rootsin. Ja niimoodi siis sai käyttöön siis kõik koha läbi, siis on raha. See oli nüüd mis aastatel siis oli? See oli kõik too järgnesi tollele kõik. Peale seda, kui sa nagu... Ja too aastani kuni 2000. Aha, kuni 2000. Kuni 2000 ja no siis ma tuli ja ma mõtlen, et ma enap ükskord mul need südarütmist välja, kui ma seal olin. Ma mõtlen, et muidu ei viitigi muusikalist tuled. Et ärge mulle enap helistagu, et ma enap ei tule ja et ma ei asenda enap ja siis ma tuli ära ja siis kevad vai sügisel läti juba siia sügismeloodiale. 2000. 2000 jah, septembrikuu. Ja seal hakkas sa jälle tantsuõpetaja? Ja seal ma läksin jälgi, seal ma tantsuõpetaja, siis hakkas, seal oli Leili Väisal tookord ja ma ei tegi. Leili Väisal tookord ja. Aga seal ma hakkasin tantsima. Ja siis ma niimoodi, siis ma, kui Leili kuhugi ära lätt, siis ma asendin ka teda jällegi ja siis ma käin seminari kõik puha läbi ja mul on niimoodi, et mina pidi seminaril käima, ma tolle pärast, et ma olen nii harinud, et ma pean täpselt tiidma, mis on. Et ma ei saa niimoodi, et ma ei tiia, mis tantsuma ja mis on, et ma pean. Ja ma käin tähendab see päevani käin seminaridel. Esmaspäeval kävime ka jällegina sellega, Elinaga, siin Võruna. Ja siis, et ma olen niimoodi harjunud, et mul on kirjeldust, ma mõista lugeda, aga ma pean täpselt tiidma ka, mis seal toimus. Ma ei saa niimoodi üldse. Me soovime tervist ja jõudu sul nüüd. Saadsi laula veel kaua me seas. Me armastes sügis meloodia heas. Me soovime õnne ja rõõmu sul nüüd. Me soovime tervist ja jõudu sul nüüd. Saadsi laula veel kaua me seas. Me armastes sügis meloodia heas. Me soovime õnne ja rõõmu sul nüüd. Me soovime tervist ja jõudu sul nüüd. Sa tantsi ja laula veel kaua me seas. Me armastab sügis meloodia heas. Suur tänu. Nii, kullalainekene, aastad lähevad omasoodu, sul on koos juba 95. 100 paistub juba või? Ümardades küll, jah? Ja kusjuures matemaatiliselt ümardatakse suurema poole. Et matemaatiliselt võiks siis juba ümardada. Umme võiks ümardada juba 100. Ümmarguselt umme 100. Sa kõnelgu midagi, et sulle on üllatus, et sa 95 saad arvutada, sa mõistad. Ma ei usu. Tead mis? Joo, Memm on mu edimene mentor. Kui ma tuli Antsla kuuli tööle, siis oli ta paralleelklassin, tal oli 43 õpilast. Nii, mul oli kuskil 200, ma olin nagu luuser. Mul oli 6-aastase, kus me lõunaigu magasime ja ainult tantsime ja mis ei teimi. Aga kui Laine läks kehalise tundi siit, siis tu tagumine ots oli kilomeetri kaugusel. Eest ole üttegi tugiõpetajat, mitte ütte ka. Ja siis ma alati mõtlen, et ta kohale ka jõudseva ja tagasi ka jõudseva. Vaat nii on Laine, sa oled mu edimene mentor ja ma imetle toda, kui viisi tuugelt hakkama saadi. Latse oli kaikse väega hää, ma ütlen. No ma praegu ka hää, aga nii oleme saamatu vist. Ei ole saamatu. Mul on 4 tükki õnne. No, sa ole üldse vakka. Sa ei tohi üldse kõnelda. Vaat, niimoodi on loo. Ja tantsumemmena, sina oled ka mu edimene tantsuõpetaja. Aga kui ma pedasse lätsin, siis ma kvalifitseeru tantsurühma, mitte tuupärast, et ma mõista, või tuupärast, et ma oli liiga pikk. Ja poisi oli kõik alamõõdulise. Vaat niimoodi. Ja siis, kui ma lätsin Rõugale, siis tuli sõjaväest üks pikk poiss. Ma krabasin tolle ära.
Karilaine pan see neid paari, pan see nii paari, et olles sai mu laste ese. Vaat niimoodi on Laine, kõik on su tehtud, kõik on Laine tehtud. Nii et, näed, ma annan sulle Lilli niimoodi sulle. Kalli sulle. Minu mentor. Kallis Laine. Aastad on tulnud, aastad on läinud ja aeg on ajad teinud. Palju õnne Lainekene ja tugevust. Tervist ongi vaja, ega mul praegust on tervis korras. Jaa, ma olen Tiina. Tiina, Agari. Üle 40 aasta oleme koondüütena. Agari Tiina või? Agari Tiina. Ma ei tunne sinna rääle. No palju õnne Lainekene, sõbranna ja koos koondurga aigu tüütele. Palju õnne sulle Lainekene. Palju õnne ja Iiari poolt sulle üks õiekene ja tütar Eevi on siin ja keda sa õpetasid tantsima ja hiljem mind tantsima õpetasid ja kõige tervist sulle. Kallistan sind. Tere Lainekene, ma annan sulle oma ja pojengi, suigal vanas pojengi ja muidugi. No kallis Laine, kas mulle minu täntsutanud ja sulle Ma olen Eevi, number 4. Ma olen Silver. Sa oled su esimene klassi õpetaja juhataja oli. Jaa, sa elasid mu tänavas. Armas Laine. Ma loen sulle ütle salmikese. Sa auväärt verstaposti juures seisad. Loed aastarid, mida raiunud aeg. Nüüd pilgu mälestuste sülle heidad ja mõttes veel sa nooruspäevi näed. Ja kuigi juukseid hõbe kaunistamas, võib süda olla igavesti noor. Ei keegi keelata sa unistamast, et sulle õnne tervist laulab linnukoor. Palju õnne sulle Lainekene. Ma tänan südamest. Kõike head sulle. Selle saame sinu. No Lainekene, mis on nii tore, ma olen Maia. Sina aitasid mind väga hästi sügismeloodiasse sisse. Su sugulane olla. Ma olen Erma. Muidugi, ma olen Erma kanssa. Nagu puu, ole väike, aga puus. Palju õnne ja tervist palju sulle ja tervis on kõige olulisem sulle. Meloodia poolt veel üks maasikuampel ka, mis jääb siia kasvama. Vaata, siin on isegi üks punane maasikas juba küljes, et mõne päeva pärast saad juba maitsta. Et see jääb siia õue kuskile. Ja jah, Berliine ja Leili poolt ka suured kallistused. Nabri naine. Manu ja Maili saadavad sulle palju tervisi. Lilmanid ja poisid ka saadavad sulle palju tervist. Manu ja. Vana õpetaja laud või siin. Seda ma seda valla visata, see on unikaalne värk, ma siin oleks alati istu ja tiid. See on see vihke parandatud eluaig. Ja nimepanek mulle pan see Niiluse Leod, sa näed Niiluse Leod, sa tiedät? Niiluse Leo on meil Karjan oli, kun me lapset olimme. Ma olin ju syntynyt, siis meil Karjan suvel ja siis no ma sündis 11. juunil või suvel olen syntynyt. Ja siis pappa oli ütelnud niimoodi, et mis me talle lapselle nimes paneme. Ja Niiluse Leo on siis, no poiskene on siis seal maja trepi peal või siis oli rukkis on veel seal, meil oleks Karja tanules nagu, ja rukkis on siis seal lauda ja tol siis lainetanud niimoodi tuulega. Ja siis Leo on siis kaanud sinna ja ütelnud niimoodi, et näed, kui illus ta rukki peal lainetas ja paneme talle Laine nimest. Ja niimoodi siis mulle nime pantud. Ja toda ta kõnel mulle ükskord leppistu kokku tuleb.